Kas oled ka kunagi endalt küsinud, miks Jumal lihtsalt ei tapa saatanat, et inimesed enam ei teeks pattu? Kui maailmas on nii palju kurjust ja Jumal on tõesti kõikvõimas, siis miks on saatan ikka veel elus? Miks Jumal lubab kuradil jätkuvalt inimesi petta? See olend, kes jätkuvalt toob inimkonnale kiusatusi, valesid ja kannatusi. Me teame, et Jumal on püha ja vihkab kurjust. Miks siis Jumal lihtsalt ei hävita saatanat silmapilkselt? Lõppude lõpuks on issandal selleks ju võim. Üheinsa sõnaga võiks ta saatana igaveseks kaotada, aga ta ei ole seda teinud. Ja just seda saladust hakkamegi täna selles videos arutama. Tegelikult ei piirdu selle küsimuse vastus lihtsa jah või ei vastusega. Kui me aga piiblit avame, näeme, et on palju sügavam põhjus, miks Jumal ei kõrvalda saatanat ja langenud ingleid lõplikult. Selles videos saad sa paremini aru Jumala igavesest plaanist ja miks isegi kurjusel on taeva poolt seatud piir. Ja kui sa usud issandasse, võid jätta kommentaari alla ja ütle ka, kas sa usud, et Jumal on olemas. Ja ära unusta ka laiki panna ja tellida, et saaksime veel rohkem piibli saladusi ja ilmutusi üles laadida. Alustame siis. Kõigepealt, enne kui saatan sai Jumala vaenlaseks, oli tema olemus teistsugune. Enne kui teda hakati saatanaks kutsuma, oli tal teine nimi. Ta oli Lutsifer. Tema nime tähendus on valguse kandja või hommikutäht. Ta ei olnud tavaline ingel. Ta oli üks kõrgeimaid olendeid taevas. Ta oli keerub üks neist, kes olid Jumala ligiolule kõige lähemal. Piibli järgi loodi ta erakordse ilu, tarkuse ja auhiilgusega. Tundus, et iga detail tema juures oli täiuslik. Teda ümbritsesid vääriskivid. Ta kiirgas valgust ja paljud ingid vaatasid talle alt üles ja järgisid teda. Jumal ei loonud Lutsiferi kurjana. Ta loodi kui ilus peegeldus looja hiilgusest. Kuid aja jooksul hakkas tema südames midagi muutuma. See algas lihtsa tundega ja see oli uhkus. Omaenda ilu ja võimu üle liigselt imetledes hakkas ta arvama, et ta väärib kõrgemat positsiooni, kui talle määratud oli. Seetõttu sai endisest kingitusest tema languse põhjus. Uhkus hakkas tema mõistust tasapisi sööma. Ja kui tema iha oma enda au järele kasvas, hiilis pimedus tasapisi tema südamesse. Lutsiferil ei piisanud enam Jumala kummardamisest ja teenimisest. Tal oli juba suurem soov. Ta tahtis, et teda kummardataks. Ta tahtis end tõsta. Kuni Jumala troonini välja. Nagu ta ise ütles, ma tõusen taevasse, ma tõstan oma trooni kõrgemale kui Jumala tähed. Ma saan olema kõige kõrgema sarnane. Sellest hetkest alates muutus kõik. Üks teenija muutus mässajaks ja ta ei olnud üksi. Ta suutis veenda suure osa inglitest liituma tema mässuga nende enda looja vastu. Olendid, kes varem kummardasid Jumalat, said osa taevasest mässust. Ja just seal algas kõige esimene sõda. Paljudel inimestel on Jumala ja saatana kohta valed arusaamad. Mõned arvavad, et nad on võrdsed, nagu oleks lõputu võitlus valguse ja pimeduse vahel. Taevas vastu põrgu, hea kurja vastu. Aga piibli järgi pole see võitlus kunagi olnud võrdne. Jumalale pole vastast. Ükski olend taevas ega maa peal ei suuda temaga võrdne olla. Saatan pole kunagi olnud Jumala rivaal. Saatan on vaid loodud olend. Ja ükski loodud olend ei saa kunagi olla võimsam kui tema looja. Seega kui Lutsifer mässas, ei saanud temast Jumala võrdväärset vastast. Tegelikult oli ta juba alates hetkest, mil ta valgusest ära pöördus, kaotaja. Idee, et headusel ja kurjusel on võrdsed jõud, ei pärine tegelikult piiblist. See pärineb sagedamini filmidest, filosoofiast ja inimeste väljamõeldud lugudest. Kuid Jumala kuningriigis on ainult üks tõeliselt kõikvõimas. Jumal ei võitle selle nimel, et teada saada, kas ta võidab. Ta on juba ammu võitnud. Ja Lutsiferi mässul on juba määratud lõpp. Ilmutusraamatus on taevas toimuvat sõda selgelt kirjeldatud. Toimus lahing. Miikael ja tema inglid võitlesid lohe vastu ja saatan koos oma langenud inglitega võitles vastu. Saatan ei tulnud üksi. Tal oli kaasas armee, kuid teisel poolel seisis kuningriigi kaitsja ja peaingel Miikael, ustavuse sõdalane, taevavägede ülemjuhataja ja Jumala rahva kaitsja.
Ja kui taevas puhkes mäss, astus Miikael välja oma leegitseva mõõgaga. Ta kutsus taevaväed üles kaitsma Jumala kuningriiki kogu loodu suurima reetmise vastu. Tegelikult on kõigi saatus juba kirja pandud. Kui taevas pinge kasvas, asusid ustavate inglite väed Miikaeli taha positsioonile, olles valmis kogu loodu tähtsaimaks lahinguks. Aga ükskõik kui suur mäss ka poleks, on tulemuseks alati üks ja see on juba ammu kirja pandud. Ilmuutusraamatu järgi ei saavutanud nad edu ja nende jaoks ei olnud enam taevas kohta. Ja suur draakon, see muistne madu, keda kutsutakse kuradiks ja saatanaks, kogu maailma petja heideti välja. Ta heideti maa peale koos oma inglitega. Seal lõppes saatana esimene langus. Ta kaotas ja koos temaga langesid kõik inglid, kes teda järgnesid. Lutsiferil ei olnud kunagi võimalust oma enda looja vastu. Endine kõige säravam ingel sai tõrjutud mässajaks. Ja pane tähele, et Jumal ise ei võidelnud lahinguväljal. Ta ei pidanud ise alla tulema ega võitlema, et saatanat võita. Miikaeli ustavad inglid täitsid taeva käsu ja sellel on sügav tähendus. See näitab, et Jumalal ei ole vaja saatanaga jõudu katsuda. Nende vahe on nii suur. Luciferi langemine ei olnud aus võitlus. See oli kohtuotsus. See oli väljaheitmine Jumala kuningriigist ja sellest ajast alates algas mässuliste pagendus. Aga küsimus on, kes on tegelikult langenud inglid? Pärast seda, kui nad taevast välja heideti, langes saatan koos inglitega, kes teda järgnesid. Neid nimetamegi langenud ingliteks, olenditeks, kes kunagi olid Jumala juuresolekus. Aga nüüd on nad pimeduses. Need, kes kunagi taevas ülistasid, on nüüd saanud inimkonna vaenlasteks. Ja just siin lähevad paljud inimesed sageli segadusse. Mõned arvavad, et saatan, teemonid ja langenud inglid on kõik ühesugused. Kuid piibli järgi on neil selge vahe. Langenud inglid olid kunagi tõelised inglid. Nad loodi pühadeks, nad elasid taevas ja nad said osa Luciferi mässust. Nii et kui Lucifer langes, langesid nad koos temaga. Kuid isegi kui nad visati Jumala kuningriigist välja, ei kaotanud nad oma vaimset olemust. Neil on endiselt võim, neil on endiselt intelligentsust ja nad suudavad endiselt tegutseda. Ainus, mis neil kadus, oli nende koht taevas. Aga pea meeles, nad ei muutunud teemoniteks. See on erinev. Ja nüüd, kes siis on teemonid? Kui langenud inglid ei ole teemonid, siis kes nad on? Tegelikult ei selgita piibel otseselt, kust teemonid täpselt pärinevad. Kuid üks asi on selge. Teemonid on kehatud vaimud. Nad ei kuulu taevasse, kuid nad ei ole ka tegelikult osa inimeste maailmast. Nad on nagu hulkuvad vaimud, kellel pole püsivat kodu. Seetõttu otsivad nad alati keha, kuhu sisse minna. See on põhjus, miks Jeesus vabastas korduvalt inimesi teemonitest. Teemonid vajavad keha, et tegutseda füüsilises maailmas. Luuka evangeeliumis oli üks mees, kellest oli läinud palju teemoneid Geraseni piirkonnas. Kui Jeesus need välja ajas, anusid teemonid teda. Nad ütlesid, ära saada meid sügavikku. Selle asemel palusid nad, et Jeesus lubaks neil sigade karja sisse minna. Ja sealt näeme nende olukorda. Nad uitavad ringi, nad otsivad kohta, kus elada. Nad otsivad inimest, keda nad saaksid kontrollida. Aga langenud inglid on teistsugused, nemad ei otsi keha. Neil on kõrgem staatus. Kuna nad olid kunagi osa taevakorrast, on neil endiselt hierarhia, organisatsioon ja mõjuvõim. Nad ei tegutse sihitult. Neil on süsteem. Neil on plaan. Ja seda ütles ka apostel Paulus. Sest meie võitlus ei ole liha ja vere vastu, vaid valitsuste, võimude, pimeduse valitsejate ja kurjuse vaimsete jõudude vastu. Siin mainitud valitsused ja võimud on langenud inglid. Nad ei piirdu pelgalt inimeste hirmutamisega. Neil on mõju kuningriikidele, süsteemidele, kultuurile, valitsustele ja isegi maailma suunale. Kui teemonid ründavad sageli üksikisikuid, siis langenud inglite tegevus on palju laiem. Nad on nagu varivalitsejad vaimses maailmas. Aga siin muutub küsimus veelgi sügavamaks. Kui Jumal teab kõike seda, miks ta lubas neil jääda? Miks ta ei hävitanud neid kohe pärast mässu? Selle asemel visati nad siia maailma ja sellest ajast alates ei olnud lahinguväli enam taevas, vaid siin inimeste maailmas.
ja selleks, et sellest aru saada, peame kõigepealt mõistma ühte olulist asja. Vaimud ei sure, nii nagu inimese füüsiline keha. Jeesus ise ütles, et Jumal on vaim ja kui Jumal lõi inglid, tegi ta neist vaimolendid. See tähendab, et neil ei ole füüsilist keha, mis vananeb, saab vigastada või sureb nagu meil. Kuna inglid on vaimolendid, on nende olemus erinev inimesest. Nad ei sure nagu meie füüsiline keha. Seega ei saa saatan lihtsalt kaduda nii, nagu inimesed arvavad. Ta ei ole inimene, kes vananeb, haigestub ja sureb. Ta on vaim ja vaimne maailm ei järgi samu reegleid nagu füüsiline maailm. Kuid on veelgi sügavam põhjus, miks saatanat pole veel lõplikult hukka mõistetud. Jumal on täiesti õiglane ja oma täiuslikus õiguses ei hävitada ühtegi olendit ilma kohtumõistmiseta. Kõigel on määratud aeg, isegi saatanal. Tema lõpliku kohtuotsuse päev pole veel saabunud. Mitte sellepärast, et tema vastu oleks vähe tõendeid, mitte sellepärast, et Jumalal oleks veel kahtlusi, vaid sellepärast, et kohtumõistmine on taeva jumaliku korra osa. Ja pea seda meeles, Jumala kohtumõistmine ei ole lihtsalt karistus. See on avalik tõe ilmutamine. See on päev, mil kogu tõde saab avalikuks kogu loodu ees. See on põhjus, miks ilmutusraamatus korratakse ikka ja jälle suurt kohtupäeva. See on päev, mil kõik saab avalikuks. Saladused, teod, valitud otsused. Ja mitte ainult inimesed ei seisa kohtu ees, ka inglid on kaasatud. Keegi ei saa öelda, et neile ei antud võimalust. Keegi ei saa öelda, et neid ei kuulatud. Ja keegi ei saa öelda, et Jumal ei olnud õiglane. See päev ei ole veel saabunud. Aga piiblis on selgelt kirjas, et see päev tuleb ja keegi ei saa seda peatada. Nüüd liigume edasi kohtupäeva juurde. Miks lubab Jumal saatanal ikka veel jääda? Kuni tänaseni. Sest Jumal ei tegutse nagu inimene. Meie tahame kohest lahendust. Kui on midagi halba, tahame, et see kohe kaoks. Kui on kurjus, tahame, et see kohe lõppeks. Aga Jumal ei tegutse lihtsalt emotsioonide ajel. Tal on plaan, tal on oma aeg ja iga päev, mis möödub, on osa suuremast eesmärgist. Iga katsumus, iga inimese valik, iga võitlus, mida me läbi elame, kõigel sellel on oma koht Jumala suuremas plaanis. Ja Jumala ootamine ei ole nõrkuse märk. See on tema armastuse, halastuse ja õigluse ilming. Nii nagu saatan heideti taevast välja, tuleb ka päev, mil tema üle mõistetakse lõplik kohus. Ja kui see päev saabub, ei pääse ta sellest. Aga see juhtub ainult kohtuniku enda määratud ajal, mitte varem, mitte hiljem. Seda päeva oodates on üks asi, mida peame meeles pidama. Jumal ei unusta kunagi. Ja isegi kui mõnikord tundub, et ta tegutseb aeglaselt, ei eksi ta kunagi. 9. peatükk. Suurem plaan. Siin on üks oluline tõde. Jumal ei ole universumi üle kontrolli kaotanud. Ta ei olnud Lutsiferi mässust üllatunud. Samuti ei olnud tal raske saatanat peatada. Tegelikult otsustas Jumal lasta ajaloos edasi minna kuni lõpliku kohtuaja õige hetkeni. Miks? Sest tal on midagi, mida ta tahab inimkonnale õpetada. Kannatlikkus, eristusvõime, usk ja täielik usaldus tema õigluse vastu. Jumala võit ei avaldu ainult kurjuse koheses hävitamises. See avaldub rohkem täielikus lunastuses. Ta ei hävita mitte ainult kurja, ta muudab ka neid inimesi, kes on valmis tema poole pöörduma. Ja mida kauem võitlus kestab, seda selgemaks saab, kes valib valguse ja kes valib pimeduse. Sellest hoolimata on Jumal see, kellel on kogu vägi. Kas sa mäletad Hiobit? Saatan püüdis teda hävitada. Aga on üks asi, mida on oluline meeles pidada. Saatan ei saanud isegi Hiobit puudutada ilma Jumala loata. See tähendab, et isegi saatanal on piirangud. Ja isegi siis, kui talle anti luba Hiobit proovile panna, kasutas Jumal seda olukorda ikkagi oma auhiilguse näitamiseks. See ei ole õiglane võitlus. See on absoluutne võim. Jumala vägi on täielik. Mitte miski universumis ei ole väljaspool tema kontrolli. Isegi saatan koos kogu oma viha ja kurjusega saab tegutseda ainult Jumala poolt lubatud piirides. Aga on veel üks küsimus, mida inimesed sageli küsivad. Kui Jumal juba teadis, et Lucifer hakkab mässama, siis miks ta üldse lõi? Ja siin saame aru ühest väga olulisest asjast. Jumala jaoks. Tema jaoks on tõeline valik olulisem kui sunnitud kuuletumine. Seda nimetame me vabaks tahteks.
Jumal ei loonud roboteid. Ta ei loonud ingleid programmeeritud masinatena, kellel puudub oma tahe. Ja sama kehtib ka inimeste kohta. Ta andis igale loodud olendile võime valida. Valida kas kuuletuda või mässata. Valida kas armastada Jumalat või temast eemalduda. Ja see hõlmab ka Luciferi, ka langenud inglid, ka sind ja ka mind. Kuid nüüd muutub küsimus veelgi sügavamaks. Kui Jumal juba teadis, et mõned otsustavad mässata, miks ta ikkagi andis neile vabaduse? Vastus on lihtsam, kui paljud arvavad, aga väga sügav. Sest kui pole vabadust, pole ka tõelist armastust. Armastust ei saa sundida, seda ei saa käskida ega programmeerida ühtegi olendisse. Tõeline armastus on vabatahtlik valik. Kui Jumal oleks meid sundinud teda armastama, poleks ta isa. Ta oleks diktaator. Seepärast, kui ta lõi inglid, andis ta neile vaba tahte ja samamoodi, kui ta lõi inimese. Jumal ei taha võltskuulekust, ta tahab tõelist suhet. Suhet, kus on valik. Suhet, kus on armastus. Suhe, mis antakse vabatahtlikult, aga selle vabadusega kaasneb võimalus, et keegi pöördub temast ära. Ja just seda tegi Lucifer, ta otsustas mässata. Ja sellest ajast kuni tänaseni on ka paljud inimesed teinud sama otsuse. Aga isegi nii ei võtnud Jumal vaba tahte kingitust tagasi. Sest isegi kui on olemas kurjus ja mäss, on vabadus ikkagi ainus tee tõelise armastuseni. Mõtle selle peale. Mis väärtus on usul, kui sul pole võimalust kahelda? Mis mõte on kuuletumisel, kui sul pole võimalust mitte kuuletuda? Ja kuidas saab sinu armastus Jumala vastu olla tõeline, kui sul pole teisi valikuid? Jumal ei taha järgijaid, kes järgivad ainult sellepärast, et nad on sunnitud. Ta tahab lapsi, kes armastavad teda vabatahtlikult. Sellepärast laseb ta vabadusel püsida, isegi kui see mõnikord toob valu ja segadust. Isegi siis, kui saatan mässas, ei võtnud Jumal tagasi vaba tahet, mille ta oma loodule andis. Sest kui ta seda teeks, siis ta salgaks omaenda armastava loomuse. Nüüd on küsimus jälle, kas Jumal võib vabaduse ära võtta? Mõtle selle peale. Mis siis, kui Jumal annab sulle vabaduse valida, aga niipea kui sa eksid, kustutab ta sind kohe ära? Kas seda saaks veel tõeliseks vabaduseks nimetada? See on üks asi, millest paljudel inimestel on väga raske aru saada. Sageli küsime endalt, et kui Jumal ei taha mässu, miks ta siis kohe saatalat ei hävitanud? Aga kui Jumal oleks seda teinud, oleks see nagu öelnud. Sul on vabadus valida, aga ainult siis, kui valid selle, mida mina tahan. Ja see ei oleks tõeline vabadus. See oleks manipuleerimine, mis on lihtsalt peidetud sõna valik taha. Vaba tahe ei ole piiblis väike detail. See on üks Jumala plaani kõige olulisemaid osi. Seega, kui ta oleks kohe hävitanud Luciferi pärast tema mässu, kaoks ka tõeline vabaduse tähendus. Ja siin eksivad inimesed sageli. Me ootame, et Jumal tegutseks nagu tavaline inimkohtunik, kohene karistus, kohene õiglus. Probleem lahendatud kohe. Aga Jumal ei ole selline. Tema õiglus ei ole tormakas. Ta ei karista lihtsalt sellepärast, et ta on sel hetkel vihane. Kõigel, mida ta teeb, on eesmärk. On oma aeg. On sügavam põhjus. Peatükk 13. Miks Jumal ei karista kohe? See on põhjus, miks Jumal ei hävitanud saatanat ja tema mässulisi ingleid kohe. Sest kui iga vale otsus viiks kohe-kohese hävinguni, kaotaks vaba tahe oma tõelise väärtuse. Mis mõte oleks vabadusel, kui iga vale valik tooks kohe kustutamise? Ja isegi otsused, mis on tema vastu, lubab Jumal siiski juhtuda. Mitte sellepärast, et ta lõustuks kurjusega, vaid sest ta jääb truuks oma enda loodud plaanile. Ja see on üks raskemaid asju, mida aktsepteerida. Jumala antud vabadus võib tuua kaasa ka segadust. Seda võib kasutada nii heaks kui ka kurjaks. Aga isegi nii annab ta ikka veel vabadust. Sest Jumala armastus ei taha inimest kontrollida. Ta tahab muuta tema südant. Ja tõeline muutus ei tule hirmust. See tuleb vabatahtlikust usust ja valikust. Suur küsimus on jälle, miks Jumal lubab kõike seda. Kui Jumal oleks kohe pärast saatana mässuda hävitanud, mida teised loodud olendid sellest oleksid õppinud? Jah, hirmu küll, aga mitte tõelist ustavust. Võib-olla oleks kuuletumine, aga puuduks tõeline armastus. Oleks küll vaikus, aga mitte pühadus. Ja Jumal ei taha taevast, mis on täis olendeid,
kes kuuletuvad ainult sellepärast, et kardavad karistust. Ta tahab kuningriiki, mis on täis südameid, mida tema arm on tõeliselt muutnud. Ja siin muutubki saladus veelgi sügavamaks. Kas on võimalik, et isegi saatanat kasutatakse ikka veel Jumala suuremas plaanis? Paljude jaoks on seda raske aktsepteerida. Aga kui me uurime piiblit hoolikalt, leiame me ühe erilise tõe. Mitte sellepärast, et Jumal tahaks kurjust. Mitte sellepärast, et oleks saatanaga nõus, vaid sellepärast, et Jumala vägi on nii piiritu, et isegi kurjad plaanid suudab ta pöörata oma auks. Ja kõige selgem näide sellest on Jeesus ise. Juba tema teenistus algusest peale oli saatan kohal, mitte liitlasena, vaid katsumusena, takistusena, nagu tuli, mis tõestab, kes Jeesus tegelikult on. Püha vaim juhatas Jeesuse kõrbesse, et teda kiusataks. Ja seal 40 päeva jooksul seisis saatan talle silmitsi. Kui ta oli näljane, pakkus saatan talle leiba. Talle pakuti ka võimu, kuulsust ja kõike, mida maailm kummardab. Aga Jeesus ei langenud kiusatusele. Iga kiusatuse peale oli tal üks vastus. Kirjutatud on. Ja iga kord, kui ta kiusatusele vastu seisis, sai üks tõde veelgi selgemaks. Ainult tema on vääriline. Sest ainult see, kes on kiusatuse üle võitnud, võib kanda kogu maailma patud. Nüüd vaatame Jeesuse võitu kiusatuse üle. Et meid päästa, pidi Jeesus tegema midagi, mida ükski inimene ei suuda. Ta pidi elama patuta elu ja pärast seda pidi ta vabatahtlikult end ohverdama, et võtta enda peale maailma patud. Seega, kui ta võitis saatana kiusatuse kõrbes, tõestas ta midagi väga olulist. Ta näitas, et tema on laitmatu tall, ainus tõeliselt vääriline päästja. Ja mõtle selle peale, aga mis siis, kui kiusatus kõrbes ei olnud takistus Jumala plaanile, vaid hoopis selle oluline osa. Kui saatan arvas, et ta nõrgestab Jeesust, siis tegelikult tõestas ta veelgi rohkem, kes Kristus tegelikult on. Maailm nägi, et isegi näljas, väsinuna ja kiusatuna ei kõigutanud see Jumala poega. Teda ei pimestanud võim, ta ei andnud järele kuulsusele ega lasknud end kaasa haarata asjadest, mida maailm kummardab. Ja iga kiusatusega sai veelgi selgemaks, kes ta on. Pärast seda ilmus saatan taas Jeesuse teenistuse lõpuosas. Aga seekord ei sihtinud otse Jeesust, vaid Juudas Iskarioti, ühe 12 jüngri südant. See jünger reedab messia mõne hõbetüki eest. Piibli järgi läks saatan Juudas Iskarioti sisse ja sellest hetkest hakkas reetmise plaan kujunema. Saatan oli see, kes istutas reetmise seemne ja Juudas oli see, kelle kaudu Jeesus viidi Kolgatale. Aga siin muutub kõik veelgi üllatavamaks. Kuidas saaks toimuda ristilöömine, kui keegi Jeesust ei reedaks? Kuidas saaks olla ohverdust, kui poleks reetmist? Ja kuidas saaks tulla lunastus, kui poleks ristilöömist? Jällegi näeme üht üllatavat tõde. Isegi vaenlase kõige pimedamat plaani suudab Jumal kasutada oma igavese plaani täitmiseks. Mitte sellepärast, et kurjus oleks hea, vaid sellepärast, et miski ei suuda takistada Jumala eesmärki. Lõpuks, isegi kui saatan seda ei teadnud, sai temastki osa plaanist, mida ta üritas takistada. Ja see ei tee saatanlast ausat. Selle asemel tõestab see vaid, et ta on kaotajast vaenlane, kes ei suuda Jumala plaani hävitada. Mis on sellest meil õppetund? Ja siin on meil midagi olulist õppida. Ükskõik, mida vaenlane sinu vastu viskab, see ei suuda ületada Jumala väge. Ei kiusatus, ei haigus, ei reetmine, ei probleem. Jumal suudab kasutada isegi sinu kõige raskemaid kogemusi. Mõnikord, kui oleme valu keskel, tunneme, et kõigel pole mõtet. On hetki, mil me isegi küsime, kus on Jumal? Aga sageli on ta just siis kõige aktiivsem. Ta tegutseb vaikselt, kui me pole veel kogu pilti näinud. Ja isegi kõige sügavam haav, mida oled kogenud, võib olla osa suuremast loost, mida ta valmistab. Lugu, millest sa praegu veel täielikult aru ei saa, aga ühel päeval saab see ka selgeks. Kas oled seda kogenud, et arvasid kunagi, et see on lõpp, aga hiljem nägid, et Jumal kasutas seda hoopis heaks? Võib-olla on sinu tunnistus see, mis annab teistele inimestele lootust. Sest pea seda meeles, vaenlane võib sind haavata. Aga Jumal suudab selle valu muuta millekski, mis saab osaks sinu eesmärgist. Sellest hoolimata on üks sõna, mida näeb piiblis algusest lõpuni ikka ja jälle.
sügavam kui kohtumõistmine, suurem kui võim, armastus. Ja üks parimaid näiteid sellest on tähendamissõna kadunud pojast. Oli üks isa, kellel oli 2 poega. Ühel päeval palus üks neist oma päranduse varem kätte saada. Pärast seda lahkus ta ja raiskas kõik ära priiskavas elus. Kuni ta jõudis punkti, kus tal polnud enam midagi alles. Purustatud elu, raha otsas, lootus kadunud. Aga kui ta otsustas tagasi tulla, ei ajanud isa teda minema. Selle asemel ootas isa teda. Juba kaugelt vaatas isa tema poole. Ja kui isa nägi teda tagasi tulemas, võttis ta poja avasüli vastu. Selline ongi Jumala armastus. Ja siin tekib veel üks sügav küsimus. Aga kuidas on langenud inglitega? Kas on võimalik, et Jumal näitas sama armastust ka langenud inglitele? Tegelikult ei ole see keeruline ja Piibel vastab selgelt, kas nad saavad veel meelt parandada. Kuid on üks asi, mida me kindlasti näeme. Jumal ei hävitanud neid kohe. Ja see on suur asi. Kui Jumal mõistaks ainult kohe kohut, oleks ta pidanud nad kohe pärast mässu hävitama. Aga seda ei juhtunud. Nad visati välja, aga neil lubati siiski jääda ja sellel võib olla tähendus, võib olla kallatlikkus, võib olla halastus. Võib-olla on see osa Jumala sügavamast plaanist. Sest Jumala armastus ei ole ainult nende jaoks, kes täiuslikult kuuletuvad. Jeesuse sõnul armastage isegi oma vaenlasi. Ja ta ütles ka, et Jumal laseb päikesel paista nii headele kui halbadele. Ja ta annab vihma nii õigetele kui ülekohtustele. Jumal ei võta kohe ära leid, kes eksivad, sest tema armastus ei põhine saavutustel. Jumala armastuse eesmärk on muutus. Ja mõnikord on vaja aega, enne kui see juhtub. Ja siin tulebki mängu kohus. Aga ärme arva, et kuna Jumal on kannatlik, siis kohut ei tulegi. Jumal ei ole kurjusele pime. Ta ei jäta mässu tähelepanuta. Ta on määranud päeva kõigi jaoks ja viimne kohtumõistmine tuleb kindlasti. Piiblis on see selgelt öeldud. Jumal ei andestanud patustanud inglitele. Nad on määratud kohtumõistmiseks. Neid ei ole unustatud. Neid ei ole ka õigeks mõistetud. Nad ootavad lihtsalt määratud aega. Ja taeva igavene kohtusaal on samuti valmis. Kristus ise saab olema kohtunikuks. Ja tema otsus saab olema lõplik. Ilmutusraamatu 20. peatükis näitas apostel Johannes kohutavat stseeni. Suur valge troon. Raamatud avati. Ja kõik hinged seisavad Jumala ees, et neid mõistetaks nende tegude järgi. Ja see päev ei ole lihtsalt sümbol. See on tõotus. Ja samuti hoiatus. Tuleb päev, mil saatan seisab viimse kohtumõistmise ees, tema inglid ja kõik, kes valisid pimeduse, valguse asemel. Aga on üks asi, mida on veelgi olulisem mõista. Jumala plaani lõpp ei ole ainult karistus. See on taastamine. Jumal ei hävita ainult kurjust. Ta parandab ka kõik, mis on katki läinud. Ta puhastab selle, mis on rüvetatud. Ta ravib haavatuid. Ja ta parandab kõik, mis on valesti. Ja saabub päev, mil saatan saab lõplikult lüüa. Vaenlane, kes tõi lõhestumise, surma ja hävingu, mõistetakse igaveseks hukka. Pärast seda kõike on üks tõde, mida pead meeles pidama. Jumal on juba võitnud. Me ei oota enam, kas ta võidab või mitte. See on juba juhtunud. Ristil ei võitnud Jeesus ainult pattu. Ta võitis ka vaenlase. Seega, isegi kui pimedus tundub praegu veel tugev, on see kõik vaid ajutine. Kristus valitseb ikka veel. Tema troon ei kõigu, tema tõotus ei vea alt. Ja kui sa oled temas, oled sa selles võidus kaasas. Mitte lihtsalt pealtvaatajale, vaid Jumala lapsena. Kristuse ihu liikmena, kes jääb kindlaks kuni vaenlase lõpliku langemiseni.